Ma loodan ka. Kas sina ei looda? Ma tõesti loodan seda. See pole ju läbi, eks? No mõtle, meil tuli palju Ameerika juute, siis tuli pandeemia ja ilmselgelt on maailm pärast 7. oktoobrit muutunud. Aga Emily, see ei pea igaveseks uueks normaalsuseks saama. Jah, võib-olla hakkavad inimesed tagasi tulema. Vaata, tegelikkus on see, et kogu see mure Ameerika juutide mitte tulemise pärast. Üks asi on kindel, need reisid toimivad. Toimivad selles mõttes, et saavutavad need eesmärgid, mille sellistele programmidele nagu Birthright seavad rahastajad. Et need suurendavad juudi identiteeti ja sidet juudi rahvaga Ameerika juutide seas. Eriti nooremate Ameerika juutide seas, kes neil reisidel käivad ja tugevdavad oma sidet Iisraeliga. Seda on nii reisid kui ka uuringud tõestanud juba aastakümneid alates Birthrighti algusest. Ja muide, veelgi enam nüüd, uuring selle grupi kohta, kes tuli pärast 7. oktoobrit eelmisel suvel, 2025 aasta suvel, Brandeisi ülikooli tehtud uuring, mis on aastaid uurinud Birthrighti reise ja nende mõju, ütles, et suurim mõju kõigist Birthrighti reisidest, mida nad olid leidnud, oli just eelmisel suvel toimunud reisidel. Nii et võib-olla need toimivad rohkem kui kunagi varem, jah. Vähemalt nende inimeste jaoks, kes töötavad. Noh, tead. Ja ma arvan, tead, kui teegi, kes on natuke vanem ja kellel polnud Birthrighti võimalust, siis me teame, et Ameerika Ühendriikides on see väga-väga kaugel. Tead, rohkem inimesi oleks tulnud koos oma peredega või kuidas iganes, aga see ongi kaugel ja Ameerika Ühendriikides on väga suur mitmekesisus. Me näeme palju segakohti. Räägime sellest, miks just nimelt see suhe on nii oluline, et ameeriklased looksid siin sideme. Ja. See on geograafiliselt kaugemal muide, kui see on Euroopa juutide jaoks ja see teeb ilmselgelt vahet. Aga kuulake, Ameerika juudid, praegu on antisemitism ja Iisraeli küsimus tõusnud kogukonna jaoks kõige olulisemateks teemadeks. Aga kui minna mõned aastakümned tagasi, siis oli teemadeks assimilatsioon ja võitlus assimilatsiooni vastu. Ja Emily, isegi kui need teemad ei ole Ameerika juutide seas aruteludes enam nii esiplaanil, ütlen ma seda praegu rääkides paljude Ameerika juutidega tuhandete kilomeetrite kauguselt, need teemad on endiselt olemas. Ja Birthrighti reisid loodi just nende probleemide lahendamiseks ning on saanud sellega suurepäraselt hakkama. Vähemalt kõigi nende aastakümnete jooksul kogutud uuringute põhjal. Ja see on üks parimaid vahendeid assimilatsiooni vastu võitlemiseks, siis minu arvates ei ole mingit põhjust selle kasutamist lõpetada. See on tõsi, see on muutunud kallimaks. Kütusehindade, väiksema konkurentsi lennuliinidel ja kõigi nende probleemide tõttu, millest me mõlemad teame. Aga tegelikkus on see, et kui juute tuleb vähem, siis eeldatavasti võiksid eelarved ikkagi rahastada neid, kes tulevad, isegi kui iga inimese reis maksab rohkem. Nii et mulle ei tundu, et oleks mingit põhjust sellest vahendist loobuda, neist programmidest loobuda. On mõistlik neid kasutada nii palju kui võimalik, neid võimalikult palju laiendada ja oodata järgmist kuldaega. Jah, ma mõtlen. Ma arvan, et on selge, ma tean paljusid inimesi, kes on tahtnud tulla, aga reisid tühistatakse kogu aeg. Nii et loodetavasti, kui me suudame lähikuudel edasi liikuda, tuleb teemanti aeg, sest ma tean inimesi, kellele see meeldiks. Minu enda nõbupoeg sai 6 aega tagasi siia tulla ja see muutis tema elu. Ta ei suutnud uskuda, see ei ole nii, nagu inimesed seda pealkirjade ja kaugelt vaadates ette kujutavad. Õige, see riik on palju keerulisem, kui seda kujutatakse. Palju 3-mõõtmelisem kui 2-mõõtmeline. Me mõlemad teame seda. Minu jaoks oli see ilmselgelt kujundav kogemus. Ma olen siin. Ja ma olin keegi, kellel oli väga tugev juudi taust, kui ma sellele reisile läksin. See polnud otseselt sünniõiguse reis, kuid see oli sarnane nii lähenemise kui ka sihtrühma vanuse poolest. Nii et see oli mulle ilmselgelt väga oluline, see on paljudele inimestele oluline. Nüüd taaskord ainult vähesed tegelikult kolivad siia ja korraldajad saavad sellest väga hästi aru. Ja see polegi tingimata eesmärk. Aga mõned siiski teevad seda. Ja isegi need, kes ei tule tagasi, saavad, nagu sa ütlesid, põhjalikuma arusaama sellest, mis Iisrael on. Ja ma arvan, et see on viis, kuidas me peame lähenema sellele maailmale pärast 7. oktoobrit nii-öelda. Emily, kui see on see, kuhu me suundume? See on taas ülesehitamise aeg, suhete ülesehitamise aeg Ameerika Ühendriikides. Suhete taas ülesehitamine poliitilise üldsusega laiemalt, eriti aga taas ülesehitamine suhetes nooremate Ameerika juutidega. Ja see võtab aega, aga mulle tundub, ja ma ütlen seda taas alandlikkusega, olles tuhandete kilomeetrite kaugusel. Mulle tundub, et on mõistlik need programmid alles jätta, infrastruktuur alles jätta, programme nii palju kui võimalik laiendada ja need sinna paika jätta. Et kui need noored on valmis tulema ja kui tingimused on soodsamad inimeste siia toomiseks,
et reisid on endiselt olemas, programmid on endiselt olemas, et nende programmide järjepidevus, mis on nüüdseks kehtinud, säiliks. Mis on peaaegu tervele põlvkonnale olnud, et see on endiselt olemas ja me saame inimesi vastu võtta nii, nagu me tegime seda mõned aastad tagasi, aga võib-olla mõne aasta pärast. Hästi, eks me näeme, mis saab. Ma arvan, et me oleme päris head saadikud, kuna oleme uhked ameeriklased, kes on selle sammu astunud. Aitäh, Helen!